Lehma nimekaim. Probleem. Valio Eesti toodang põhineb puhtal Eesti toorainel, kuid soomepärase nime tõttu tajutakse teda endiselt välismaise ettevõttena. Eesmärk. Viia inimeste teadvusse asjaolu, et Valio Eesti piimatoodete valmistamiseks kasutatakse kodumaist toorainet. Sihtgrupp. Naised, kes ostavad suurema hulga kodus tarbitavatest piimatoodetest. Lahendus. Lisaks numbritele on kõigil Eesti piimalehmadel nimed. Need nimed on kantud registrisse ja kattuvad suures osas tavaliste naiste nimedega. Lõime Valio Alma brändinguga Facebooki äpi, mille abil oli võimalik kontrollida, mitu lehmast nimekaimu sul on. Süsteem oli väga lihtne. Äpile klikkides kuvas see automaatselt info selle kohta, palju lehmast nimekaime sul Eestis on. Sama info kuvatakse automaatselt ka sinu Facebooki seinale. Kui keegi sõpradest sellele postitusele klikib, saab ta teada, palju temal lehmast nimekaime on. Kui vaatad oma sõbra kohta käivat infot, siis läheb vastav postitus ka sinu sõbra seinale. Kogu äpp kandis brändingut. Tervitusega Eestimaa lehmadelt. Valio Alma. Kogu aktsioon käivitati 0 meediakuluga klassikalise virali põhimõttel 3 sõbralisti läbi, kus juures kõigil 3 oli alla 200 sõbra. Tulemused. Esimese 3 ööpäevaga kogus äpp üle 15 000 kasutaja, mis oli sel hetkel 5% Eesti Facebooki kasutajate üldarvust. Esimese kuuga oli oma lehma nimekaimude arvu teada saanud 24% Facebooki kasutajatest Eestis. 76% neist olid naised ehk meie sihtgrupi esindajad. Eesti Facebooki kasutajatest on 57% naised ja 43% mehed. Seega suutsime ilma meediaeelarveta viia oma sõnumi väga personaalsel kujul 31% inimestest, keda soovisime kõnetada. Lisaväärtusena 10-kordistus Valio Facebooki fännide arv, kusjuures Valio laikimine ei olnud äpi kasutamise eelduseks, vaid tähendas käesoleval juhul ausalt. Meeldib.